Olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere, head kuulajad, Olukorrast digiriigis taas eetris ja nagu ka mõnes eelnevas osas võtame ka täna pisut nagu laiendada seda digiriigi mõistet, mis viimasel ajal on tõepoolest tavapärasest võib-olla pisut laiemad mõõtmed saanud, kui me oleme ehk harjunud. Täna on meil saatesse tulnud kaks toredat hädasmeest. Esimene neist Taavi Viilukas, Justiits- ja Digiministeeriumi riikliku küberturvalisuse talituse juhataja. Tervist! Tere! Ja teine härra istub minu vastas siin, nimeks on Karl Taklaja. Tema on Ranteloni arendusdirektor ja juhatuse liige. Tere! Ja olgu kuulajatele kohe ka öeldud, et Rantelon ja droon, need, kes neist suudaks lahutada, need kahte asja. Et ühesõnaga täna on meil stuudios siis küberturvalisuse spetsialist ja droonispetsialist, kui niimoodi natukese lihtsustatult öelda. On mul õigus? Jah, ettevõte on 30 aastat vana, aga droonidega oleme tegelenud 10 aastat. Nii et see on ka meie jaoks uus asi. Nii et, ütleme nii, et ajad nõuavad. Täpselt. Nii ta on. Ja kui ma ennem sissejuhatuses ütlesin, et see digiriigi mõiste on pisut laiemaks muutunud, kui me võib-olla harjunud oleme, siis täna, kui rääkida küberjulgeolekust kui sellisest, siis võib-olla esmapilgul inimestele tundub, et droonid ja küberturvalisused, mis mõttes, et kuidas need üldse kokku käivad, aga kui me nüüd rahulikult mõtlema hakkame, et mis asi see droon tegelikult on, siis ma ei tea, parandage mind, aga mulle tundub, et ega seal ei ole ju tänapäeval muuga tegemist kui sellise lendava arvutiga või ma ei tea, asjade interneti seadmega lausa võiks öelda. Seda kindlasti, jah. Ja, olen nõus, et ega droon on ju tegelikult vahend, eks ju, et on siis õhusõiduk, kui nii võib öelda. Ja tegelikult ju, paljud inimesed teavad ju, kui öeldakse droon, siis nad mõtlevad, et droon on, see kus on kaamera, saab filmi teha. Me oleme vaatama uudiseid, me teame, et drooni all on siis ka lõhkeseaded, aga tegelikult siin drooni alla võib absoluutselt panna mida iganes. Et droon ise on tegelikult lendav arvuti ja kui me sinna alla paneme veel siis seadme, siis tegelikult, ja võime panna veel mitu drooni oma vahel koostöös tegema, et siis tegelikult tuleb päris selline arvestatav, siis ütleme siis nii kasu saab sellest, kui ka kahju võib teha. Ja ütleme siis, mina vaatakski pigem just seda küberturvalisuse poole pealt, et mis kahju ta saab teha, aga ärme unusta, et droon ei ole ohtlik selles suhtes ainuüksi. Droon on vahend. Ja, droon on saanud paraku midagi teha pole vist ikka pisut sellise negatiivse varjundi külge, et kuigi tegelikult ju selline lendav seade ei ole ju ainult kahju tegema mõeldud päeva lõpuks, et me ju siin oleme ju ammu enne, kui need olukorrad maailmas ja rahvusvahelises olukorras tõsiseks läksid ju, räägiti ikkagi, et inimeste pakivedu ja kõik see on ka varsti meil õhu kaudu, eks ole, et need droonid tulevad ja teevad. Nüüd nagu räägid inimestele droonidest, siis ma ei tea, kas keegi julgeb sellisega sõitma minna, eks ole ise, sest et kohe nagu seostatakse ikkagi selle negatiivsele. Ja just, et eks siis, kui ma ise mõtlen, et siis droon, siis kohe tuleb meil meelde siis Taani lennujaamad, eks ju, kus droon tegi väga palju kahju. Me lennujaamadest rääkides, siis me vaatame Vilniuse lennujaama, kus on meil õhupallid, et ta jah, on tulnud meil siis meediasse väga sellise negatiivse tooniga. Midagi teha pole, me peame olema valmis ka kaitsma ennast ja nagu meil paraku see Ukraina teema on näidanud, siis ega vist droonide sõda käibki seal. Mulle tundub vähemalt nii, et kui selle konflikti või sõja alguses siis räägiti nagu rohkem sellistest rakettidest, et nad tegid Türgi raketile lausa seal oma ülistuslaule, eks ole, kui me mäletame veel, et siis oli nagu see teema, keegi ei rääkinud mingitest droonidest ja siis järsku hakkas nagu tulema hoopis mingi teine teema ja mulle nagu täna tundub nii, et seal muud sõjapidamisvahendid nagu enam polegi kui ainult drooni otsa. 70% kahjudest põhjustatakse droonide poolt. 70 lausa? Ja. See on ka siis põhjusega iga päevaselt umbes 4000 drooni saadetakse üksteise vastu, et see on lausa hoomamatu kogumus tegelikult. Ma ei saa küsimata jätta siin alguses kohe, et ei ole palju aega möödas sellest, kui mingisugune tundmatu lendav objekt leiti kellegi talumehe õue pealt meil üsna sügavalt Eesti territooriumilt juba tegelikult ja siiamaani ma ei ole ka päris täpselt aru saanud, et mismoodi on võimalik, et me sellist asja ei näinud, et ta üldse tuleb meie poole ja veel vähem, et teda kahjutuks siis teha. Sellest on natukese nüüd aega möödas, kas me täna võime öelda, et me oleme nagu taolisteks juhtumiteks paremini valmis, kas me suudame üldse näha neid sisenevaid droone, mismoodi me need maha võtame ja edasi. Seda me tänases saates tahaksingi aru saada, et oleks äkki julgem tunne ikkagi pärast meie saate lõppu inimestele.
no ühest küljest kõik need droonid, me räägime siis Ukraina droonidest, nende sihtmärgid olid ikkagi Venemaal ja Venemaa siis segamine lükkas nad sihtmärgist eemale ja siis nad sattusid Lätti, Eesti või siis kukkusid Peipsi järve, et see on nagu tagajärg, et miks nad siia tulid. Et see ei olnud sihilikult meie poole saadetud, vaid selle segamise tõttu ära eksinud droonid? Need olidki kõrvale juhitud droonid, mida siis Venemaa edukalt suutis segada, mis olid oma sihtmärgi ära kaotanud. Küll ei saa seda öelda selle drooni intsidentide kohta, mis suvel Poolas juhtus. Et see oli kindlasti tahtlik trollimine. Nojah, ega meile vist tavainimestena pole väga suurt vahet, on ta nüüd eksinud siia oma selle laenguga või sihilikult saadetud, et me ju nägema ja ka neid eksinud droone maha võtta võiksime ju suuta ometi. Jah, tegemist oli hästi suurte droonidega, mis siis on hästi mürarikkad, kuna neil on sisepõlemismootor, et neid on kilomeetrite taha kuulda ka piisavalt suurte droonidega, et neid radariga on võimalik siis tuvastada, et tegelikult neid on võimalik tuvastada hästi. Kuule, kas see droonitõrje küberturvalisusega on ju seotud, eks ole, ma saan aru, kas see nüüd on Justiits- ja Digiministeeriumi nii-öelda vastutusalas üldse või on see Kaitseministeerium või kes selle teemaga üldse nüüd kokkuvõttes tegeleb? No ütleme nüüd, et riik selle asjaga tegeleb. Et Justiits- ja Digiministeerium pigem on sinna tsiviilpoole peale, me tegeleme siis küberturvalisuse seadusega ja nende nõuetega, Eesti infoturbestandardiga, et meie vaatame seal. Ja seal ongi oluline vaadata, et ütleme, et kui me kukkusime sinna väga militaari kohe, eks ju, et siis meie poolt on, me ei võitle konkreetsete seadmetega. Meil on ikkagi, me vaatame, et teenused töötaksid ja tegevused oleksid õiged. Ehk siis, ja loomulikult me ka, midagi pole teha, tehnoloogia areneb, ka me peame arvestama nende asjadega. Et selles suhtes, et me siin jälle need lõhkepead ja käisid siin meil siin nüüd teemaks, eks ju, aga vaatame seda nagu muud moodi, et ega selle drooniga saab teate ju päris palju muud kahju teha. Ja me paneme sinna alla, paneme sinna signaali segaja. Ta tõuseb lendu, ühel hetkel ta segab signaali, ta kaob ära. Ehk siis, kuidas nende vastu võidelda? Ukrainas kogemustelt, kui ma olen siin lugenud ja uurinud, et kui ma vaatan nüüd näiteks andmekeskusi, kuidas nad kaitsevad, eks ju, et siis tegelikult seal, see ei ole nüüd ühe seadme, see on nagu päris mitmekihiline, et alates sellest, et mikrofonid, mis võtavad sul selliste väikeste droonide müra kinni, et kuidas siis need teha, siis on seal radarid, eks ju, et seal on päris mitu kihti, et see ei ole nii kerge. Küll ütleme siis, kui mina vaatan küberohutuse poole pealt ja mind just valdavalt ütleme siis, vaatan just seda luure poolt, et mida saab teha kahju, kuidas saab pealt kuulata, eks ju. Et need on kõik teemad, millega riik peab tegelema ja kui me vaatame kogu Euroopas ja kuidas on siis juhtunud, et siis ka need arutelud on riigiti väga erinevad. Ehk siis Euroopa Liit annab meile tegelikult selle droonide kohta, ütleme selle ohutuse poole pealt, aga see, mis puudutab nüüd seda julgeolekut, see on jäetud iga riigi enda otsustada. Ja ütleme siin, kui ma olen siin lõhupallid, eks ju, mis on siis Vilniuses, olen rääkinud kolleegidega, siis nad ütlevad, küsimus on tegelikult selles, et kui see pagas on seal 40 kilogrammi, ja nad selle õhupalli alla tulistavad, siis et peab alati vaatama, et see oleks nüüd omakorda ohutu. Et seda neid probleeme tuleb sinna väga palju juurde. Kui palju on võimalik, me olemegi kuidagi mõtleme, eks ole, droon lendab, ma ei tea, püssipalge ja põmm, eks ole, aga ega see nii lihtne nüüd ei ole ka ju. Ma võib-olla korraks jällegi tooks selle seda küberimõõdet siia rohkem sisse, ehk siis kui me vaatame ajaloos tagasi, et siis septembris oli meil lennujaamad, tehti meil tegelikult, väga paljud lennujaamad siis läksid käsitsi juhtimisel üle. Põhjuseks oli tegelikult ühe siis tarkvaraastu tehtud lunavararünnak ja seal inimesed märkavad siis, kui teenus ei tööta. Eks ju, teenus ei tööta, keegi tegelikult ei küsi, mis on see oht. Droon nüüd, ma ise enda peas hakkasin mõtlema, et droon on nüüd küll see, mis toob inimestele väga selge selle sõnumi, et me näeme drooni lendamas. Me teame, et nüüd on oht. Nüüd me tegelikult järgmine küsimus, et kas on reaalne oht või mitte. Et ta võib-olla seda drooni, mina nagu seostan enda peas sellega, et ta toob seda küberit natuke rohkem nagu käega katsutavaks, sest küber ei ole asi, mida sa katsud, küber ei ole, mida sa tunnetad. Ma ei saa võtta su arvutit ja katsuda või peale vaadata, ütled, et see on turvaline. Ma ei saa vaadata su ID-kaarti, ütled, et sul on turvaline parool. Droon on toonud võib-olla seda küberi keerukust natuke rohkem nähtavamaks, et just see sama, et me tegelikult ei tea, mida see droon täpselt teeb. Me näeme drooni, me saame aru, et midagi toimub,
aga mida ta teeb, me täpselt ei tea, eks ju, see on selline esmane. Hea näide oleks võib-olla tuua, kui me koduaknast välja vaatame, me näeme, et üks mees seisab. Seisab hommiku, seisab õhtu, seisab järgmine päev, seisab lõunal tundub koju, ta seisab ikka, tekib ju küsimus, et mida ta teeb. Droon toobki selle samase ohu välja. Ehk siis, kui me vaatame sellist uuesti nagu küberimaailma, siis samane, ütleme siis need ajusteenuse tõkestusrünnakud, ehk siis DDoS-ide inglise keeles, siis neid paraku ei märgata. Ja droon on jällegi siis see vahend, mis toob natuke neid ohte inimestele rohkem käega katsutavaks ja nähtavaks. No teie ettevõte ju tegelikult, ma saan aru, droonidega tegeleb, eks ole, on tegelenud droonide vastase võitlusega. Droonide vastase võitlusega, just nimelt. Mis võimalused täna siis nende vastu võidelda ikkagi meil üldse on, et peale selle, et füüsiliselt ta taevast alla lasta, aga see ju ei tööta, see on ju meil selge, eks ole. Ma alustaks sellest, et Euroopa Liidus on juba üle aasta kehtinud direktiiv, et Euroopas müüdavatel droonidel peab olema peal transponder, mida kutsutakse siis remote ID-ks või drone ID-ks. Ehk siis see droon vabatahtlikult saadab signaali, et kes ta on, kus ta on. See on nagu õhusõidukitel tavaliselt peaks olema sõbralikel. Jah, et nii on Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides, et tegelikult droonid ise annavad märku, kus nad on ja seda signaali saab siis kas vastava vastuvõtja ka kinni püüda. Ka neid vastuvõtjaid me toodame näiteks. Et mis teeb selle, et tavakasutaja, kes hobidrooni kasutab, et siis ta teab, et tegelikult seda jälgitakse, et kus ta lendab, et on võimalik logide järgi vaadata, et mida ta oma drooniga teeb, et see ei ole selline kontrollimatu tegevus. Samas, kui on sellised droonilennutajad, kes ei taha, et riik teada saab, mida nad teevad, et siis foorumitest ja YouTube'ist on võimalik leida häkke, kuidas see funktsioon vaigistada. Et kõige lihtsam siis droone seirata ongi selle sama transponderi abil. Et meie enamasti toodame siis selliseid seadmeid, mis tuvastavad droone, mis ei anna endast märku. Me siis skanneerime raadioeetrit väga suures ulatuses, väga kiiresti ja siis AI on õpetatud ära tundma selles raadiospektris droonidele kuuluvaid signaale, et ta peab saama ennem 3 tuvastust, et ta ei ole mingisugune juhuslik drooni moodi signaal, et see on kindlasti drooni signaal ja siis ta ütleb kasutajale, et on leidnud drooni signaal, see kuulub sellele droonile ja siis on võimalik neid droone detekteerida. Nii, ja kui nad tuvastatud on, et mingi imelik, kes ei vasta, eks ole, ja nii edasi, et mis siis saab, et siis, on meil mingid lahendused selle vastu? Siis me trianguleerime, eks me siis leiame selle signaali asukoha, milleks on siis see droon, mis mingit raadiosignaali või videosignaali, telemeetria signaali edastame, siis kaardirakenduses näitame ära, et kus kohas see droon asub ja kõige lihtsam viis teda alla võtta on siis segajaga, ehk siis segada ära drooni juhtimissignaali ja segada ära siis satelliidi signaali. Droon jääb korraks seisma ja siis gravitatsioon ja tuul põhimõtteliselt teevad oma töö hästi kiiresti, et droon siis läheb triivima, kukub alla. Ja aga nagu siin juttu oli, et ega kui ta kuskil, ma ei tea, kus kohas alla kukub, ei pruugida vähem kahju teha, kui ta päris eesmärgini jõuab. Täpselt, see ongi probleemiks näiteks massiürituste korral laulupeol, et seal tohivad droone lennutada ainult selle loa saanud lennutajad, aga reegel on see, et seal kipuvad kõik droone lennutama ja kuidas sa seal tood selle drooni alla, see on 9 juhul 10 see kukub kellegile pähe, et seal on ainukene võimalus see, et samamoodi on võimalik tuvastada droonipuldi asukoht. Et siis tuvastatakse droonipuldi asukoht, millega leitakse üles siis inimene, kes seda teeb, minnakse inimese juurde ja öeldakse, palun lõpetame tegevus, tõenäoliselt droon konfiskeeritakse, et peale sellist massiüritust on politsei laos selle uus rividroone. Ja on niimoodi juba olnud ka siis, ma saan aru, et see pole mingi teoreetiline jutt, mida me siin praegu ajame, vaid et tõesti, et hoitakse silma peal ikka sellistel asjadel. Kõikidel massiüritustel on see lauluvideo, on see Rally Estonia, see drooni jälgimine ja allatoomine käib. No, kuidas ministeeriumi vaates see maailm siis on, et kui palju
me oleme siis kaitstud täna, no me täna hetkel nüüd sellest massi mingist kokkusaamistest, eks ole, aga meil on igasuguseid asutusi ja ettevõtteid, mis on hästi tähtsad meie riigi ja ühiskonna toimimise jaoks, et kas nende kaitsmiseks on ka teil kuidagi seal küberjulgeolekuga seoses ja droonidega seoses mingeid tegevusi? No siin on nüüd vara rääkida, et tegevused seal valdkonnas käivad, üks on selge, et siin enne Karl mainis just, et minnakse segama. Oluline on ju tegelikult aru saada, et kui minnakse segama, eks ju, siis õhk, see raadioruum on tegelikult, kui me segame, siis me segame veel midagi. Et see ei ole nii lihtne, et nüüd igaüks hakkaks kohe seda segama. Selle kallal tegelikult töögrupid käivad, tööd tehakse, veel on vara öelda, et kuidas ja kuhu jõutakse. Vähemalt on arvestatud, et sellised võimalused on, sest muidugi praegu Karli jutust jäi mulje, kõik on ju nii lihtne, eks ole, et sa segad ära ja kõik on korras, aga ometi me näeme ju, et seal Ukrainas käib ju mõlemalt poolt selline andmine, et vähe pole ja need segajaid ja asju. Täna need droonid ju tulevad ju valguskaabli otsas üldse, et kuidas sa segad seda? Jah, aga 4. sõja-aastal on üle 90% endiselt raadiodroonid. Et kõik need isemõtlevad droonid või kaabeldroonid, need on ikkagi väga väike. Need on vähe siis ikkagi? Väga vähe. Sest vähemalt meediast on läbi käinud ju küll jutud, kuidas on, ma ei tea, Ukraina pind on juba neid nagu ämblikuvõrke täis ja seal talumehed künnavad adraga neid katki. Lihtsalt raadiodroone on veel rohkem, kordades rohkem, et see suhe on ikka väga suurelt raadioteel juhitud droonide kasuks. No mismoodi te ette kujutate, et see elu üldse nüüd siin käima hakkab, et me täna õnneks oleme veel selles olukorras, kus me saame ettevalmistusi teha, eks ole, ja kõik nii edasi. Kas mingid, ma ei tea, droonikaitsekuppel või raudne kuppel või kas midagi sellist on üldse võimalik siin nagu meil luua või mis samme me peaksime veel astuma? Täna te olete siin saates koos sellepärast, et te teetegi omavahel koostööd, eks ole, et ministeerium on midagi tellinud ja teie teete, eks ole. Et see erasektori ja avaliku sektori koostöö, ma saan aru, mingil moel ikkagi toimib täna. Jah, meie puhul oligi tegelikult konkreetne sündmus selleks, mille pärast me hakkasime droonidega tegelema 10 aastat tagasi. Ja selleks oli siis saabuv Eesti Euroopa Liidu eesistumine. PPA tellis meilt siis droonide tuvastamise, tõrjumise seadmed, millega siis töötada siis kultuurikatla, lennujaama ja hotelli vahel siis liiklevatel vippidel, et turvata seda ruumi. Et konkreetne põhjus oligi ajendiks, miks me üldse selle teema endale ette võtsime. Nii et see ei ole mingi praegu viimaste aastate asi, vaid seda hakati ikkagi Eestis ja ma ütlen, meie olime esimest korda väljas 2017, et ja natuke varem hakkasime siis neid arendama, et seal ongi umbes 10-aastane lugu. Taavi tahtis lisada midagi? Oi, ma nüüd ei mäleta, jutu teema juba läks väga palju edasi, midagi ma tahtsin tõesti lisada. Jaa, aga ma tahtsin öelda seda, et see Tanel, su küsimus oli selline suunatud natuke tulevikku, eks ju. Et siis kui ma kõrvalt vaatan, siis kogu see drooninduse valdkond, nii-öelda jällegi droonide vastase võitluse valdkond, need arenevad praegu ikkagi väga kiiresti. Ehk siis väga raske on täna minu meelest öelda, kuhu see tehnoloogia areneb, mida me täpselt peame tegema. Me oleme saanud kõik kordad lugeda, eks ju, et tahetakse ehitada droonimüüri, aga kuidas, mismoodi, ja üks on selge see, mis me täna siis nii-öelda rakendame selleks võib-olla seireks, me peame seda muutma paari aasta pärast. Ja ütleme, et siin see ei erine üldse nüüd jällegi selle kübermaastikul, sest et ka kübermaastikul on selleks, et me oleksime ka 2 aasta pärast, oleksime küberturvalised, me peame täna tegema tööd. Et see ei ole mingisugune valdkond, mida me täna tegeleme, toimetame, ütleme, et nüüd on valmis, nüüd on puhkus, ei ole puhkust. See töö läheb kogu aeg edasi ja see on selline lõputu töö. Ja viljad ongi need, et me saame ühel hetkel öelda, et me tagame, me ei saa võib-olla seda riski minimiseerida, nulli viia, aga see, mida me peame tegema, on siis see, et me tagame oma teenuste tegelikult toimimise. See on see eesmärk. Aga miks meil ikkagi siis on need olukorrad, Taanist oli korra juttu, eks ole, Vilniuse lennujaamas on ka meil kogu aeg häda ja tegelikult neid droone on nähtud ju teistegi lennujaamades vist eelkõige, aga teiste objektide juures lendamas. Miks me pagan võtaks neid siis ei võta maha nende segajate ja asjadega ja kogu lugu, mida me siin mõtleme üldse, et aga vist ei ole asi nii lihtne, nagu minule siin lihtsa maamehena nagu tundub. Eestis küll ei ole sellist intsidenti juhtunud, aga
aga segamine on siis sideseadusega keelatud, sest see on nagu side häirimine. Et see on lubatud ainult politseile ja kaitseväele. Ehk siis Tallinna lennujaam, kui seal ilmuvad mingid droonid, keegi näiteks helistab siin, ütleb, teil lendab droon, kui nad ise seda ei suuda tuvastada, siis järgmiseks sammuks on politsei kohale kutsumine, et palun siis võtke see droon alla. Et lennujaam on just selline väga tundlik taristuobjekt, kus see oht tuleks hästi kiiresti likvideerida, nii kiiresti kui võimalik, kasutada nii suurt ressurssi kui võimalik, aga see paraku ei ole niimoodi, sest et lennujaam ise täna ei tohi neid alla võtta. Ta võiks tohtida siis, ma saan aru, teie nägemuses? Kõik siis kriitilise taristu haldajad võiksid tegelikult omada sellist õigust. Ja siis vastavat võimekust ju ka? Jah. Ega see niisama ei ole, et hüüad taevasse, et kuku alla? No ma räägin jah, et siis nad saaksid endale vastava süsteemid osta ja ennast ise kaitsta, et tänase seadusandluse järgi nad siis peavad ikkagi politsei kohale kutsuma selleks, et neid kaitsta. Või siis sõja korral peab seda tegema kaitsevägi, kes võiks tegeleda hoopis muude ülesannetega või mingit elektrijaama või veehoidlat kaitsta. Mismoodi meil selle kriitilise taristuga täna lood on? Ja ma tooksin korraks, ma rääkisin Taani kolleegiga ja mida ta ütles, mis siis peale drooni intsidenti tuli, tegelikult oli siis selliste valehäirete tulv. Kõik inimesed hakkasid õhtuti helistama, et siin lennujaama kohal lendab droon. Siis tegelikult inimene ei suutnud enam tuvastada, kas see roheline punane valgus ülevalt tuleb droonilt või on see hoopis kõrgel lendav lennuk. Et see oli siis see näiteks, mis Taani kolleeg ütles, et mis oli tegelikult väga suureks probleemiks seepärast. Ja eks see samane, et ma ei taha jällegi ennustada, et võiks ja peaks, need on head sõnad, aga siin alati tuleb nagu teha siis see mõjuanalüüsi aru saada, et kus maalt see piirid ja kus maalt see vastutus pannakse. Nagu enne ütlesin, et sellega tegeletakse, sellega toimetatakse, et see ei ole nüüd niimoodi, et riik on silma kinni pigistanud, aga ma ei ole õige inimene siin sellest rääkima. Aga igatahes õigusruumi kui sellist vaadatakse selle pilguga üle? Ja seda ma tegelikult, nii palju kui olen ise uurinud, on siin erinevad riigid ka Euroopas, Saksamaa, kes on konkreetselt kokku puutud, Taani, eks ju, Leedu, nad tegelikult vaatavad üle, kes siis võimestab seda riigi poolt võimekust, kes proovib just analüüsida seda, et kriitilise taristu siis omanikud saaksid seda ise teha. Et need tööd käivad. Muidugi, mis mulle natuke see nagu arusaamatuks hetkel jääb, on see, et neid droone siis tuleb tuvastada visuaalselt lihtsalt, et keegi helistab, et mingi droon on kuskil, siis tänapäeval tõesti mingid radarid või asjad ei näita, et mingid tundmatud imelikud objektid kuskil. See näide oli nüüd see Taani näide just, et mis nii-öelda ütleme, et siis tavaline inimene, eks ju, kui ta lehest luges, et lennujaama töö oli peatatud ja siis järgmisel päeval sõitis lennujaamast mööda, nägi rohelist ja punast tulukest ja kohe helistas, et siin on droon. Et see oli lihtsalt see näide, et mismoodi jällegi, et kui me nii-öelda räägime siis droonitõrjest, me peame alati mõtlema, et kui me teeme selle siis avaliku teate, et kõik inimesed tahavad ju aidata. Aga mõnikord see efekt võib olla hoopis vastupidine. Et nüüd see politsei hakkabki sul sõitma erinevate lennujaamade vahel, paneme kõik lennujaamad igaks juhuks kinni ja tegelikult tulebki välja, et need samased nii-öelda droonid, mis seal üleval inimene nägi, oli hoopis need üleval siis lennukid, mis tiirlesid ja ootasid maandamisluba. Jah, no neid segada võib-olla ei oleks kõige targem. Aga ma kujutan ette niimoodi oma talupoja mõistusega, et on, ma ei tea, elektrijaam, eks ole, ja tal on mingi oma võimekus ikkagi tuvastada mingite tehnoloogiliste vahenditega, et tuleb mingisugune imelik objekt, mis ei vasta, tal ei ole seda transporterit sees, mis iganes, eks ole, ja siis saab võtta midagi ette, et ega päris lihtsalt, et ma nägin unes, et kusagil lendab droon ja helistan, see vist ei kõlba niimoodi. Neid tehnoloogiaid on palju, et on see võimalik radariga tuvastada, siis on see raadiotuvastus, kus tuvastatakse droonist saadetud raadiosignaale, siis on võimalik tuvastada heliga, siis on võimalik tuvastada kaameraga, siis põhimõtteliselt variante on. Mismoodi seal Ukraina ja Venemaa konfliktis need asjad siis käivad, et meil tundub need segajaid ja asju ja võimalik ju kõike käivitada ja teha ja ometi naftabaasid Venemaal saavad nii, et vähe pole valu ja patti nende droonidega. Miks neil ei ole neid mingeid segajaid, kui see nii lihtne siis on? See on nii massiivne ja see pilt tegelikult ei ole nii ilus, kui meile tundub, et siin on hästi palju sõjaudu, kui me räägime sellest pildist, mis me meediast vaatame, et
üheks probleemiks on näiteks oma droonide allalaskmine, et kui mingi Ukraina üksus näeb, et tema poole tuleb droon ja ta ei tea, kelle droon see on ja tal on võimekus alla lasta, siis see lastakse alla. Ja tulemus on see, et 50% oma Ukraina droonidest lastakse enda jõudude poolt alla. Et näiteks üks näide, et huvitav lugu, jah. Igale droonile reageeritakse ja nagu midagi taevasse lõpuks ei jää. Ja tegelikult mõlemad pooled suudavad väga palju droone siis alla võtta, aga kuna neid tuhandeid tuleb päevades, siis võib-olla kui 10 ja 100 sellest läbi lähevad, siis ongi tulemuseks see, et need nafta ümbertöötlemistehased põlevad ja mingid elektrijaamad seal on tööst väljas. Me oleme veel oma jutuga jälle läinud sinna väga sellist militaari, eks ju. Et siis kui me räägime droonidest, siis väiksemad droonid me laseme käe pealt lendu, suuremad droonid me laseme spetsiaalselt stardiplatvormide pealt lendu. Ehk me jällegi, võib-olla, mis ma tahan nagu öelda, et me räägime droonidest, siis tegelikult see maailm on hästi kirju, et võib-olla natuke seda fookust tuua, et meil on ka väiksemad droonid, need samas, et nii-öelda, mida me saame poodi minna, €200 eest osta, eks ju, kus on siis lihtne kaamera, ostame kallima, kannatab rohkem nii-öelda siis transpordida asju, me saame sinna panna erinevaid siis segajääb peale, teha palju paha ja võib-olla see, mina nagu küberi poole pealt vaatan siis seda, et mis on selle drooni, ütleme siis, ma ei räägi nüüd militaarist, eks ju, et me ei lase siin naftatehaseid õhku, vaid mida saab teha on see samane, et meil on tegelikult on see väike justkui ohutu droon, selle väikse ohutu drooniga me tegelikult saame siis signaale segada, me saame teha siis GPS-häiringut, me saame kuulata pealt võrke, ehk siis näiteks küberi poole pealt me näeme just ohtu sealt, ehk siis ilma ta tuleb justkui füüsiliselt lähemale, ta tuleb perimeetrile lähemale, et me tavaliselt seal küberis vaatame just seda ühenduvust ja kaableid, eks ju, mis tuleb, siis nüüd on täiendav siis selline koht, millega me peame hakkama arvestama, et see, mis kõik droon võib teha, et droon ei ole jällegi, ma jäin nagu mõtlema selle drooni jutu peale, et tegelikult ju me näeme ju seda droone väga palju erinevates valdkondades just hoopis abimehena. Ja kui me räägime sellest, et droonid tulistame alla, siis tegelikult me tahaks droone ka transportimiseks, me tahame droone tegelikult teha seiret, me tahame otsida kadunud inimesi droonidega, me tahame droonidega teha lihtsalt siis võib-olla paikvaatlust, võib-olla meditsiinidroonid, neid valdkondi hästi palju. Ja droon kui selline lõpuks ei pea tähendama ju ainult õhust lendavat asja, vaid meil on täna autonoomsed maa peal liikuvad sõidukid võib siis ju nii öelda, see kõik on ka küberturvalisusega seotud. Just, ehk siis varsti on meil isesõitvad droonid, mis võib-olla ei vajagi enam seda signaali juhtimiseks, eks ju. Et me siin ennem Karliga arutasimegi, et kuidas oli päris hea väljend oli, et kõige parem droonikaitse on udu. Aga siis me mõtleme, et aga ei ole kaugel see aeg, eks ju, kui meil on tegelikult siis ja ka kindlasti tänapäeval on nii-öelda isesõitvad droonid, kes siis otsustavad, et kes ei vaja signaali, nendel on väike AI sees, et nüüd ma ei saa lennata, tulen maha, ootan, kuni tingimused parandavad ja lendan edasi. Või siis ma lendan hästi maad lähedalt ja ma tean väga täpselt, kus ma olen ja mis on minu missioon. Ja see ongi drooni puhul, selliste väikeste puhul ongi see, et me tegelikult ju ei tea, milleks on nad saadetud, kelle poolt on nad saadetud, mis on nende eesmärk. Ja täiendaksin sellega, et droonid ei ole üldse nii universaalsed, kui kiputakse arvama, et lendavad droonid siis ei suuda opereerida suure tuulega, vihmaga ja näiteks uduga. Et võib olla nädalaid, kus ei ole üldse võimalik drooni kasutada. Aha, no siis paneme need suured ventilaatorid paika ja puhume nad lihtsalt laiali. Polegi muud keerulist, me siin mõtleme liiga üle võib-olla asju. Ja kui me küberist räägime, siis on võimalik ka tegelikult droone üle võtta. Ma tahtsingi sinna jõuda tegelikult, üks asi on just segada, eks ole, ja siis ta kukub ikka kuhugi ju meie kanti maha, aga kuidagi tal ei ole võimalik sisse häkkida ja öelda, et kuule, mine lenda tagasi sinna, kus sa tulid ja tee seal oma töö ära. Selline võimalus oli, kui droonid tulid, vist oli DJI Mavic 2 oli viimane droon, mille side ei olnud krüpteeritud ja kus siis kolmas osapool sai saata droonile käsu, et pane mootor kinni näiteks või et lenda kuskile, ma ei tea, osakule. Et peale seda on kõik droonid, siis nende side on nagu krüpteeritud,
et noh, seda saaks teha, aga siis tuleb see lahti muukida ja noh, see on täpselt siis küberi pärusmaa tegelikult. See on juba küberi pärusmaa ja eks see, noh, see samane droon on, ennem saate algul mainisime, et lendav arvuti, eks ju. Eks siis tegelikult, ja meil on olemas Euroopa Liidus, on meil olemas CRA, ehk siis selline, mis ütleb, mis on siis küberkerksuse määrus, mis ütleb, et kõik seadmed, mis kannavad siis nii-öelda IT-elemente, peavad olema siis küberturvalised, küberkindlad. Et sama kehtib ka droonide puhul. Aga see on siis, me räägime nüüd siin ikkagi väga konkreetselt tsiviildroonidest. Et meil siin saates jooksebki see miks, väiksed droonid, suured droonid, tsiviildroonid, head droonid, pahad droonid. Ei aru saada, ega põhimõtteliselt vahet pole, häda võivad teha nad ju kõik ja on see nüüd objekt militaarne või tsiviilkäibe omaga samamoodi on vaja nagu valmis olla. Et aga noh, me muidugi räägime siin küberkaitsest täna hästi palju, eks ole, et ma ei tea, kui palju me siis mõtleme ka selle peale, et siis ise olla küberi mõttes, ka rünnaku mõttes sammukese jälle ees, et see on ju selline kahepoolne tegevus kogu aeg, et mitte ainult kaitsta pole vaja, vaid ka osata siis vastu lüüa. Ja Eestis sellega tegeleb siis küberväejuhatus, kellel on siis vastavad siis mandaadid olemas, et jällegi Justiits- ja Digiministeeriumi poole pealt siis meie oleme ikkagi, meie kaitseme. Me kaitseme seda sellega, et paneme siis juurde siis nõuded, tegevused, mis peavad olema tehtud selleks, et sa oleksid siis küberturvaline. Et me sinna teise valdkonda ei roni. Natukese laiemalt rääkida üldse küberturvalisusest täna, et mis teil selline põhiline tööülesanne täna seal on, et millega te kõige rohkem vaeva näete täna ja töötate, mille kallal? No 1. jaanuarist nüüd järgmine aasta 2026 hakkab kehtima siis uus küberturvalisuse seadus. Ja selle seaduse muudatusega, mitte seadus ei hakka nüüd siis kehtima, vaid muudatus hakkab kehtima. Selle muudatusega võtsime üle siis Euroopa Liidu siis NIS2 direktiivi, mida me pidime võtma aastaga tagasi üle, läks rohkem aega. Ja me tegelikult oleme seda siis teinud väga pikalt ja eesmärgiks oli võtta see üle siis minimaalselt. Miks minimaalselt siis? Euroopa Liidu poolt tuleb neid õigusi palju ja selleks, et mitte sattuda sinna, kus me ütleme, oleme jälle üle reguleerinud, et NIS1-ga, eelmise versiooniga meil tekiski see, siis kus me ütlesime, et me võtsime selle rohkem üle, et me ei võtnud seda NIS1 üle, vaid me võtsime siis, mis ütlesime, NIS 1,5. Ja see oli selline kõhu pealt öeldud tunnetus, selle nüüd järgmise siis NIS direktiiviga ma tegelikult lasin tellida eraldi analüüsi, kui palju me siis tegelikult üle võtsime selle küberturvalisuse seadusega, seda NIS 1. Ja tuligi välja, et 1,56%, ehk siis 56% me võtsime üle, et see kõhutunnetus oli väga õige. Ja millega me veel tegeleme on siis Eesti infoturbe standardi järgmiste versioonidega. Järgmine siis generatsioon on meil tegelikult, ja just versioon, mitte versioon, sest me teeme väga põhimõttelise muudatuse. Meil vana Eesti infoturbe standard oli siis üle 700 lehekülje pikk. Ta oli tõesti väga mahukas. Kas üks standard peaks olema nii pikk määruse tasandil, me teeme seda ümber, ehk siis mina räägin ise uuest generatsioonist, eks ju. Ja mida me veel tegime see aasta, kui eesmärgiks on tõsta küberturvalisust, siis aeg-ajalt peab vaatama üle, et kas need meetmed, mida me siis anname, kas need eesmärki kannavad, toovad lähemale. Ja tegelikult just sellised väike- ja mikroettevõtjad, mis osad pidid rakendama siis ka Eesti infoturbe standardit, me nägime, see ei ole neile jõukohane, me tegime neile eraldi siis esmased turvameetmed. See on selline 50 sammu, 50 meedet, mida nad peavad rakendama, mis oleks neile jõukohased. Ja tänu siis sellele siis hoida seda küberturvalisuse taset ühtlaselt kõrgel ka neile. No me tänases saates oleme just nendest droonidest ka ikkagi ju rääkinud, et ja me oleme aru saanud nüüd teie jutu põhjal siin, eks ole, et nendega on võimalik mitte ainult piltlikult öeldes lõhkeainega rünnata mingid objekte, vaid nad võivad ju segada ka, ma ei tea, võrkude tööd ja mida iganes pealt kuulata ja teenused ka seda pidi lihtsalt katkestada, eks ole, et siis... Jaa, et ega küber eesmärgiks ju, küber on horisontaalne, ehk siis iga element, kus on see IT sees, eks ju, kaasarvatud droonid, ta peab olema sul nii-öelda küberturvaline. Eesmärgiks on ju see, et see samane teenus toimiks igas olukorras. Eks see on see, mida me mõõdame, see on see, mida me tahame tagada, et just kõik, ma võib-olla olen toonud nagu näite, eks ju, et me kõik oleme kes elavad kortermajas, kõik me tarbime vett, me tarbime elektrit, me tahame, et tuba oleks soe, me tahame, et telekas näiteks pilti, me tahame, et kanalisatsioon töötaks, eks ju. Aga
keegi kunagi mõtleb, mis seal maja all on või kuidas, mis signaalid mul seal on, et tegelikult see küberturvalisus ongi nagu väga palju selline nagu nähtamatu, ehk siis me tegeleme kõik sellega, et need teenused oleksid tagatud, et need toimiksid igas olukorras. Ja hästi oluline, mida me näeme, on ikkagi see inimestele teadvustamine sellest, et ka see samane nüüd uus küberturvalisuse seaduse muudatus, mis tuli, annabki juhtkonnale väga selge vastutuse. Me näeme seda, kui ettevõtete asutuste juhid ei pea seda oluliseks, ei pea seda fookuseks, ei võta omale, siis tegelikult ei loodata, et see ettevõte siis ka küberturvaliselt toimetaks, et need samased teenused, mida ta siis väljapoole siis annab, et seal ei oleks riske sees, et su isikuandmed lähevad kaduma, et ühel hetkel see teenus peatub, et see samane toimepidevuse tagamine on oluline ja tegelikult see hakkab peale ettevõtte juhtkonnast. Aga on need ettevõtted, juhtkonnad nagu teadlikud sellest, et täna ei pruugi see segaja olla nii, et ta istub, ma ei tea, kusagil mis iganes riigis, eks ole, ja ründab, teeb küberrünnaku meile, mis iganes on see siis selline ummistusrünnak või mingid muud asjad, eks ole, vaid et tegelikult ongi võimalik füüsiliselt tulla selle sama mingisuguse troonikesega sulle lihtsalt akna taha piltlikult öeldes ja siis midagi segada, et kas need seaduse muudatused ja kõik need kohustused, mida nagu on pandud nüüd ettevõtetele, et kas seal on sellega ka arvestatud, et see autonoomsete imelike liikuvate objektide teema on sees? Jaa, et jällegi seadus ei vaata konkreetselt siis tehnoloogiat, me ei tule kunagi tehnoloogia tasandile, me vaatame ikkagi seda teenust ja seda tegevust. Ja see teenus ja see tegevus kindlasti, et eks kui me nõuame, et ta teeks riskianalüüsi, siis see riskianalüüs peab kajastama seda. Kui nüüd küsida, et kuivõrd teadlikud siis juhtkond Eestis on, see on see töö, millega me tegeleme, selleks ka RIA-l on eraldi osakonnad, kelle töö see on, ja nad teevad tööd selles väga hästi, et see teadvus kogu aeg läheb järjest paremaks ja seda tehakse päris mitmel tasandil. Ja võib-olla see ongi selle Eesti riigi väiksuse väga positiivne külg, et me jõuame nendeni tegelikult. Muruniidukid on muutunud ka viimasel ajal nii targaks, et nad ei vaja enam isegi mõned mingid GPS-i tuge ja ma ei tea, mis asja, et on lidarid ja kõik muud seadmed peal ja tegelikult panevad nad seal udus, vihmas ja kõikides asjades ka. Ma kahtlustan, et need droonid muutuvad ka üha võimekamaks, et ei sega neid see vihm ega udu ega ka võib-olla kõvem tuul enam midagi. Mis siis saab? Alati looduse vastu ei saa, ütlen. Aga see on kassihiiremäng, siin tehnoloogia areneb, tekib mingi meede, sellele tekib vastumeede, mingi aeg tekib siis vastumeede, et see, et näiteks GPS on täna nii lihtsalt segatav, täna töötatakse välja siis uue põlvkonna satelliite juba, et mis asendavad siis, kui need asendavad olemasolevad, siis tõenäoliselt, et on tükiks ajaks jälle näiteks GPS-i segamine laualt maas, et see ongi mingi uue põlvkonna tehnoloogia, et see on selline pidev areng ja loodame, et me oleme sammura ees, mitte taga kogu aeg. Ja, et mul lihtsalt taks peas multifilm töötama, kuidas naabrimees laseb drooni õhku, mis segab GPS-i selliselt, et naabrimehe siis muruniiduk, mis GPS-iga töötab, tuleb hoopis tema hoovi ja niidab selle ilusti ära ja siis läheb tagasi siis laadima siis õigesse kohta. Igasugused asju, igast hirmujutte on ju räägitud, et ka tegelikult ka, me räägime Hiina ohust, eks ole, meil on ma ei tea, mis see protsent on täna, kõigil on ju Hiina valveseadmed, need samad muruniidukid, mis iganes, need jällegi nad on liikuvad arvutid, eks ole. Kas see on nagu mingisugune väga multifilmi stsenaarium, et ongi keegi, kes võtab kõik need seadmed üle, autod ju, eks ole, ja kõik asjad, et on ju tehtud ulmefilme küll, kus nad hakkavad ise parklatest inimestele kaela kukkuma, eks ole. Aga mul on juba hea meel täna, et sa seda küsid sellepärast, et ja mitte sellepärast, et mul oleks sulle vastus, vaid sellepärast, et sa oled teadvustanud seda probleemi. Et kui sa lähed poodi ja hakkad seda seadet ostma, siis sa alati nagu mõtled, et kui ma saan, eks ju, oma seda õhksoospumpa telefonist seadistada, sisse välja lülitada ja ma tean, et selle tootis Hiina, eks ju, siis sul juba tekib juba peas see küsimus, et aga äkki lisaks kellelegi veel saab seda välja lülitada, eks ju. See on väga hea. No me praegu teeme ühe konkreetse riigi näite, mis võib-olla teatud ohuhinnangute järgi ongi oht, suurem oht, aga ega lõppude lõpuks on maailm pidevas muutumises, ega me ei tea kellegi teiste seadmeid ka samamoodi usaldada, et selles mõttes see kaitse või see küberturvalisus võiks olla mitte ainult tehnoloogia neutraalne, vaid võiks olla ka nii-öelda riikide tootjate neutraalne, vist mulle tundub. Ja võt see nüüd, mis sa ütlesid, oli nüüd küll see, mida ma olen alati nagu mõelnud, et jah,
tõsi, me räägime tõesti valdavalt siis sellest ühest riigist. Ma arvan, kui nüüd, kui jällegi tuleviku ennustamine tänamatu töö, eks siis tulevikus tegelikult me küll tuleb neid riike juurde, need ohud tuleb juurde, tegelikult mida tahaks ju näha, ongi seda samat seadet, mis ei sõltu sellest tootja riigist, mis olekski siis autonoomne, just sellest autonoomsuse all, ma ei pea silmas autonoomsusega siis klassikalises mõttes, vaid et ta ei sõltuks sellest asukohariigist, vaid ta sõltuks ainult minust, et ma saan selle seadme, ma saan selle samase seadme panna omaenda siis seadmete ökosüsteemi ja ainult mina olen see peremees, eks ju. Et see on selline ilus tulevik, mida ma olen alati mõelnud, et mis võiks ühel hetkel kohale jõuda. Kas see jõuab, seda me näeme. Aga kas seda ei saaks ka reguleerimise tasandil kuidagi soodustada või? Reguleerida võib kõik, aga küsimus on see, et mis seade siis sealt tehasest välja tuleb. Seda ei tea vahest võib-olla see tootja ise ka enam, et mis kõik komponendid seal sees on ju, ma ei tea, maailma eri nurkadest kokku kogutud. Ma loen neid, ütleme siis Hacker News, mis on siis nii-öelda häkkimise uudiste portaale. Ma loen sealt mingisugust äppi, kus avastati turvaauk, mis siis edastas andmeid siis, eks ju, kolmandale osapoolele. Ega kui ma seda seadet ja siis kontrollid järgi nii-öelda huvi pärast, et ega seal ei ole öeldud, et enne downloadimist, et ma kogun neid andmeid ja ma saadan ka sinna need andmed, et seda ju välja ei reklaamita. Ühesõnaga oht on siiski olemas, ma saan aru. Ma mõtlen mitte ainult ju mingid militaar ja need teemad, vaid et samad kodumasinad päeva lõpuks, ma ei tea, haiglad kasutavad ka konditsioneere ja ma ei tea, kõik asju. Kui me nüüd sinna, ega see küberkerksuse määrus, mis Euroopa Liidu poolt tuleb, ega siis ta tegelikult see mõte ongi reguleerida ära siis just see seadmed, mis sisaldavad IT-komponente, et nad oleksid küberturvalised. Et juhul, kui seal avastatakse turvanõrgus, et sellest antakse teada. Ja jällegi, et kui on see kriitiline siis nii-öelda seade, mis sisaldab IT-komponenti, et tal oleks olemas ka sertifikaat, mis annab ette tootjal täpselt need nõuded, mida ta peab siis tagama. Et need on olemas. No jaa, palun. Mina siis esindan ettevõtet, kes on spetsialiseerunud raadiotehnoloogiale ja mida ma ise näen, on just see juhtmevaba tehnoloogia, mis on absoluutselt kõikjal ja telefonil on juhte ära kadunud, või arvutil on juhe ära kadunud, kõrvaklappidel on juhe ära kadunud, et kõik seadmed suhtlevad üle siis Wi-Fi, Bluetoothi või mingi IoT standardi üle õhu, ka näiteks viipemaksekaart on raadiotehnoloogia, biomeetriline pass on raadiotehnoloogia, et see on selline... No, teie valdkond on ikkagi nii, et et Karl avas selle teema, eks ju, et kui me praegu istume siin stuudios, eks ju, et siis tegelikult palju erinevaid raadiolaineid on meie ümber. Neid on väga palju. Ja meie kõigi telefonid, mis on praegu lennurežiimis, eks ju, nad tegelikult ikkagi kuulavad. Nii? No ikka. No võt, ärme sellesse täna lasku, selle saate teema see ei ole otseselt, aga siiski, miks ei ole küberjulgeolek, eks ole? See on... Kui ma panen oma nii-öelda telefoni lennurežiimile, panen Wi-Fi või Bluetoothi sisse, eks ju, see lennurežiim ei anna, tõllitab telefoni välja. Bluetooth töötab edasi, kui me lennukis sõidame, vaatame, kui palju inimesed kasutavad Bluetooth kõrvaklappe. Kõikide telefonid on ju lennurežiimil. On sellel lennurežiimil kui sellisel antud olukorras üldse mingi mõte siis? Enam tänapäeval? No mõte on ikkagi selles, et seal üleval 12 kilomeetri peal seal tegelikult mobiillevi ei ole. Ja telefon kogu aeg üritab siis ühendust saada ja lihtsalt häirib. Häirib ja telefoni aku läheb tühjaks. Näed, jälle kasulikud vihjed. Kuulge, aga te teete täna koostööd, eks ole. Kuidas teile mõlemale tundub, et kas Eesti riik ja võib-olla ka Euroopa Liit kui selline üldiselt teeb piisavalt eraettevõtte ja avaliku sektori vahel täna koostööd. Et kuidagi on jäänud jälle mulje, et ikkagi erasektorit ei kaasata piisavalt ja riik tahab justkui kõik asjad ise ära teha, ma ei tea, alustades võib-olla IT-majadest, eks ole, mis on igal ministeeriumil peaaegu et olemas, eks, et kas need üldse vaja on, äkki võiks erasektorist kõik tellida. Kuidas teil see suhe täna tundub? Et ma ei tea, ma küsiks Karli käest, et kas te olete rahul täna selle koostööga või võiks midagi veel parem olla? Ma näen sellel suurt perspektiivi, rahul kindlasti ei ole. Ja ma näen, et see probleem on siin selles, et kuidas ja kas riik tahab osta innovatsiooni tegelikult, et täna me näeme, et neid lahendusi, et innovatsiooni väga ei osteta, et ostetakse selliseid läbiproovitud lahendusi
mis avab turu siis põhimõtteliselt kogu maailma pakkujatele ja Eesti ettevõtted peavad seda kõrvalt vaatama, et kui riik võtaks julguse kokku ja julgeks Eesti ettevõtetelt rohkem innovaatilisi asju otse osta, et see siis avaks seda Eesti ettevõtte perspektiivi riigile rohkemat pakkuda. Et Nojah, siin muidugi jälle tekib võib-olla küsimus sellest õiglasest konkurentsist, et see peab kuidagi tagatud olema, et siis need teised jälle, kes on oma toote valmis teinud ja juba töötava lahendusega tulevad, et siis need meelega kõrvale jäeta ainult sellepärast, et nad on teisest riigist pärit. Mina ühesõnaga, ma võib-olla tulen nüüd esialgse küsimusel, mitte jätka Karli antud siis sellist vestlust edasi. Mina ise isiklikult näen, et innovatsiooni tegelikult droonivaldkonnas teevad ikkagi eraettevõtted väga paljuski. Ja ma olen rääkinud Ukraina kolleegidega, küsinud just innovatsiooni kohta, siis nad ütlesid väga selgelt, et parim innovatsiooni siis suunaja või mõjutaja või tekitaja oli sõda. Et see, mis seal pärast hakkas, et igas garaažides hakati tegema erinevaid asju, et meeletu. Jumal tänatud, meil sõda ei ole. Aga erasektori poole pealt tõesti, siis mina ise näen teda ikkagi innovatsiooni vedajana. Ma jään siin vastuse võlgu, eks ju, et ma otseselt ei ole tellija rollis siin. Ja ma tahaks loota, et see koostöö läheb paremini. Et riik, kas meil on üks asutus, mis proovib siis teha innovatsiooni või meil on tegelikult 100 väikest eraettevõtet, kes samuti teevad innovatsiooni, siis ma pigem vaataks selle 100 väikse poole. Aga see on nüüd minu enda arvamus ja nüüd ma astusin oma korraks ametirollist välja. Karlil midagi lisada siia? Et me teeme riigiga koostööd, aga see tellimuste maht just sellisele innovatiivsele tehnoloogiale ei ole meie sektoris küll nii piisav, et nagu selle najal saaks näiteks ettevõtet üleval hoida, et mille tõttu siis meie peamisteks partneriteks on ikkagi teised ettevõtted, enamasti iduettevõtted, kes meilt ostavad siis innovaatilisi lahendusi. Aga läbi iduettevõtete jõuab jällegi innovatsioon edasi. Jah, täpselt. Ja eks selge see, et me peame vaatama seda Eesti riigi väiksust, eks ju, innovatsiooni loovad tegelikult siis innovaatorid, olgu need siis eksperdid, teadlased, katsetajad. Meil ei ole neid ju tuhandeid. Ma ei tea, kuidas selles valdkonnas selle ekspertidega on lood? Raadiovaldkonnas väga keeruline. Jaa, tahtsingi just küsida, et vähe on tellimusi võib-olla, aga kas te suudaksite suuremaid tellimusi ka üldse täita? Et just inimtööjõudu silmas pidades? Ikka suudame. Meil selline suur tehing hetkel ongi tegelikult töös, kus siis tellimuse maht ületas 10-kordselt meie tavalist aastakäivet ja täidame täna seda tellimust. Nii et tööjõuga hetkel ei ole väga suurt muret? Muret on, aga saab hakkama kuidagi. Ja sellega seoses ka siia saate lõppu selline küsimus, et kuidas meil küberjulgeolek, kui võtame laias pildis selle, et kuidas meil seal on spetsialistidega, kas tuleb uusi inimesi peale ka, kas meil haridussüsteem kuidagi seda toetab, sest et tänase saate teema oli paljuski need samad droonid, eks ole, nüüd on mõned eraettevõtjad võtnud ju kätte ja hakanud drooniõpetust tegema, kuidas droonidega lennata. Seda kuskil koolis vist niisama õppida ei saa väga palju, on mingeid näiteid nüüd ka vaikselt tulemas vist. Ühesõnaga, et kuidas meil see kogu inimtööjõu pool on? Kogu siis see järelkasv, ütleme, kui me räägime nüüd kübervaldkonnast, et ma ei tule nüüd droonivaldkonda sisse, see on meil üks väga fookussuundi, mida me siis Justiits- ja Digiministeeriumis teeme, kuidas saada siis seda järelkasvu ja me peame siin vaatama seda, me ei räägi siin nüüd ülikoolidest, me ei räägi siin nüüd doktorikraadidest, me tegelikult oleme tulnud ja vaatame sinna, kuidas viia see sisse tegelikult põhikooliprogrammi, keskkooliprogrammi, ülikooliprogrammi. Meil ei ole mõtet rääkida, kui me räägime siin krüptograafiast, et me kuidagi võimestame nüüd seda ülikooli haridusprogrammi. Meil tegelikult tekib see olukord, kus meil ei ole inimesi, kes sinna võib-olla tuleksid. Ja kui tulevad siis doktoriõppesse inimesed, siis nad enam ei ole eestlased võttud välismaalt. Aga tegu jällegi
oleme selle ilusti ära kaardistanud, meil on olemas omaenda siis nägemus, kuhu me tahame minna, selle nimel see töö käib, et meil see ekspertide, küberekspertide järelkasv oleks tagatud. Et noh, siin me, kui vaatame, eks ju, et meil on ühe poolt, me tahame eksperte juurde, teise poolt me vaatame, et meie rahvastik väheneb. Ei ole jällegi selline triviaalne ülesanne, et neid siis sõltuvusi ja kuidas on see mõjutatud, millega peab arvestama, neid on mitmeid. Kui me räägime siin, et tahame kooliprogrammi panna sisse, võib-olla siis ütleme küberõpet, programmid tegelikult on täis, me otsime seda viisi, kuidas siis viia see küberõpetus kusagile teistesse õppeainetesse sisse, informaatikasse. Me tegeleme sellega, et populariseerida ja teadvustada seda, et see samane just, mis on probleemiks, on ikkagi, et küber ei paista välja. Kõik räägivad küberist, aga mulle meeldis üks lause, mis mulle kunagi öeldi, et meil oli mingid otsustuspunktid, siis koosolekult tuli siis juhataja tagasi ja ma küsin, kuidas läks, ta ütles, et väga hästi kõik küberotsused võeti vastu, et vist keegi ei saanud aru. Ja kui me räägime nagu küberis, kui ma näiteks teen loengut kooli lastele, siis ma alati alustan sellest, et küber on eesliid, eks ju. Et küberkaitse, küberjulgeolek, küberkius, küberspioon, spionaaž, eks ju. Et me räägime küberist tavaliselt siis, kui me teame konteksti. Et kui me konteksti ei tea, et siis peaks kasutama teda ikkagi nii-öelda eesliitena. Aga see kõik hakkab sellest peale, et seda küberelementi tuua sisse, näidata arusaadalt, et sellised inimesel tekiks arusaam, et mis see siis on, kus kohas see on seda küber. Neid rünnakuid, ma kujutan ette, on tegelikult ju igapäevaselt, ega siin ei ole nii, et meil siin korra aastas võib-olla midagi juhtub, et mõned sellised suuremad asjad lähevad meediasse, aga ega see olukord liiga rahulik vist ei ole meil siin. No kui me räägime eks ju küberist, siis küberil ei ole number 1 piir. Et me oleme internetis, me oleme osa sellest internetist, nii nagu me praegu siin istume stuudios, me võime selle arvuti lahti võtta ja minna siis lugeda siis Saksamaa või Inglismaa uudisteportaale. Me olemegi tegelikult ju otsapidi Saksamaal või Inglismaal. Täpselt sama kehtib Eestis, et see, mis siia tuleb. Selleks on omad asjad, mida me nii-öelda riigi poolt teeme, et puhastada seda ja jälgida, aga ütleme siis küberi poole pealt või kuhu ma tahan jutuga jõuda, ongi see, küberil ei ole neid klassikalisi piire. Ja see tänase saate mõttega oli natukese lihtsalt sisse tuua seda droonimaailma ka, et näidata, et see on ikkagi väga lai mõiste ja päeva lõpuks need petukõned ja igasugused liba, ütleme, teemad ja mis meil siin on hästi populaarseks, nii-öelda pahas mõttes populaarseks saanud, mina kvalifitseeriks seda puhtakujulise küberrünnakuna ühe riigi vastu, sest et see ju meie ühiskonda nõrgestab, mis summadega ju meid on nii-öelda alt veetud juba, et ma ei tea, kas on keegi kuskil vaadanud ka, et on need puhtalt nii-öelda erakapitalil põhinevad pätid või on see ikkagi ka mõne riigi poolt korraldatud selline massiline rünnak? Jaa, et siin peabki nüüd vaatama siis seda, et mis on siis, mis seal taga on, eks, et on olemas siis kuritegevus, on olemas siis need, kes katsetavad, on olemas siis juba erinevad, võib-olla ütleme siis riigid, eks ju. Et kui me räägime sellest nendest petukõnedest, et seal taga on ikkagi siis puhtalt see küberkuritegevus on seal taga. Et siin ei ole tuvastatud veel ühegi nii-öelda riigi organiseeritud? Ja ma pean nii ütlema, et see ei ole meie probleem, see tegelikult on kogu maailma probleem. Et võib-olla meil aegalt jääb mulje, eks ju, et meil kasutatakse ära siin teatud teenuseid ja siis sellega raames võib-olla mõtleme, et see on Eestis. Et tegelikult ei. Ja noh, ütleme küberi poole pealt veel, mida ma saan öelda, et mis on olnud need viimased arengud, eks ju. Et vanasti oli hästi lihtne, et ma sain selle õngitsuse e-kirja, see tuli mul inglise keeles, noh, ma ei pidanud mitte kunagi mõtlema, et mul ema avaks selle ingliskeelse kirja lingi, sest ta ei saa midagi aru, kustutas selle ära. No nüüd on siis, oleme edasi jõudnud, ta saab selle eesti keeles, ta saab see täiesti usutavalt ja nüüd on jälle koht, no nüüd on meil juba telefonis helistatakse ja räägitakse juba eesti keeles, eks ju. Et ja siin enne Karl ütles, et on olemas mingi meede, siis tuleb vastumeede, et see küberis on, see ongi meie argipäev. Meede, vastumeetmele vastumeede ja niimoodi me elame. Karl, kas me võime Eesti rahvast täna natukesegi rahustada ja öelda, et me vähemalt tegeleme teemaga, ütleme siis, mis droonindust just puudutab või ohte siis taevast. Et päris nii ei ole, võib-olla mõnikord jääb meediast mulje, et näed, me ei suuda tuvastada mitte midagi, me ei suuda kaitsta ennast absoluutselt, aga noh, mingi tegevus ikka käib ju, eks ole? Absoluutselt, et me kindlasti ei ole nii mannetud, kui see välja võistab. Et lisades eelnevale jutule, et kui meil on tahe
kui meil on olemas selline ökosüsteem ja eestvedajad, siis siis tulemuseks ongi võit. Nii lihtne see ongi, eks ole. Mis siin ikka keerulist? Kas Taavi tahab midagi siia lõppu veel öelda? Minu meelest oli julgustavat. Ma arvan, et see lisaküsimus oli juba Liiast, et see oligi väga nagu lõpufraas. Et päeva lõpuks öeldakse küll aegalt, et küberis, et inimene on kõige nõrgem nüli, eks ju. Siis tegelikult selle inimesele on vaja anda siis samane teadvus ja tööriistad ja tegelikult teeb ta sel juhul õigeid otsuseid ja see eesmärk ongi tagatud. Hästi, sellega ongi vist paslik tänane saade ka lõpetada ja ma soovin me kõikidele meile kuulajatele ka ikkagi tarka ja kainet mõistust, et ega paljuski ikkagi oleneb inimesest endast ka, me saame kõik olla pisut küberteadlikumad siis või kuidas see moodne sõna on? Küberteadlik on väga konkreetne, väga selgesti arusaadav, ja loodetavasti siis inimesed ka mõistavad, kui tähtsat ja suurt ja tegelikult ka rasket tööd teevad meie inimesed nii ministeeriumitest kui ka eraettevõtetes, et meie kõigi elu oleks ohutum, parem ja tulevikukindlam. Aitäh Taavi Viilukas, kes on Justiits- ja Digiministeeriumis riikliku küberturvalisuse talituse juhataja ja Karl Taklaja Ranteloni nimelise ettevõtte arendusdirektor ja juhatuse liige oli täna samuti stuudios. Tänud teile selle hariva jutuajamise eest. Tanel Talve oli saatejuht ja luban, et järgmisel korral järgmised teemad. Kõike kaunist. Ja aitäh kutsumast. Olukorrast digiriigis on Justiits- ja Digiministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.